Taluliit alustab podcasti seeriatega Moodne talu. Nendes podcastides ehk eestikeelse nimetustega taskuhäälingutes toome teieni Eesti moodsaid talulugusid, eesmärgiga tutvustada neid lugusid laiemalt toidutootjatele ja tarbijatele, põllumajandustootjatele, hobitalunikele, profikokkadele, aga ka kirglikele kodukokkadele ja kõigile Eesti toidu nautlejatele, kes mõjutavad seda, kuidas me praegu toitu toodame ja sööme. Moodsad talu podcastidest toome teieni inspireerivad lood Eesti taludest. Podcastis räägime, et piim ei ole vaid piim ja õun vaid õun, vaid et puhta toidu tootmine on ka poliitiline ja sügavalt isiklik avaldus selle kohta, kes me tahame olla ja millises maailmas loodame elada. Moodsad talulood toob teieni Eestimaa Talupidajate Keskliit koostöös Maaeluministeeriumiga. Aga me oleme siis alustamas oma 4. Moodsa talu episoodi salvestamist ja me oleme jõudnud Pärnumaale, täpsemalt Oidremaale, kui ma ei eksi, ja oleme külas Mirjamil. Ja minul on siis tänaseks siis saatekülaliseks ja kaassaatejuhiks kutsutud ei keegi muu kui Roomet Sõrmus isiklikult. Tere, Roomet! Ma olen täiesti meelitatud. Väga suur tänu kutsumast. Jaa. Aga Mirjam, mina olen sinu tegemisi võib-olla niimoodi ühe silmaga jälginud juba viimased 20 aastat. Ja seetõttu mul on tunne, et sina oled vist küll saanud selle, miks me siin täna oleme, juba emapiimaga sisse, et ütleme talupidajate tütrena, olles pärit siit samast talust, et ei olnud vist küsimust, et kas ma jätkan piimanduse ja ütleme sellel suunal või ma lähen ära linna ja teen midagi muud või ma kuidagi eksin. Eks see oli ja niimoodi, et ütleme nii, et ema isa ei sundinud meist kedagi siia niimoodi, et nüüd keegi peab talu võtma või keegi peab siia jääma, vaid nad on kuidagi kavalad olnud, et nad on süstinud meisse kõikidesse, meid on siis 6 last, eks ju, et me oleme kõik siia jäänud, et kuidagi mees naerab, et me oleme ikkagi nii ema isa küljes kinni, et me ei saa lihtsalt minema siit, vaata. Aga selles suhtes, et et ma käisin küll koolis nii Tartus kui siin mujal, et ja kogu aeg ma tahtsin siia tagasi tulla. Ma olen kogu aeg teadnud, et ma ei suuda nagu linnas olla, et ma arvangi, et kogu 5 aasta Tartu õppimise juures, heal juhul ma arvan 2-3 nädalavahetust ma olin nagu Tartus, et ma ikka kutsus kogu aeg siia tagasi. Et võib-olla see siuke lähedus ja siuke see perekonna tugi on kogu aeg siia nagu tagasi kutsunud ja mis sa siin maal ikka teed, kui teed põllumajandust, eks ju. Kas nagu põllumajandus nii-öelda selles kitsamas mõttes on sinu see fookus või just on sind aidanud siin ka hoida see, nii-öelda, ma saan aru, et sa oled õppinud piimandustehnoloogiat, olen õigel teel ja kogu see nii-öelda mis mulle tundub, et noorte puhul on lahe, et kui saaks teha neid, nagu meil siin täna on ka need gurmeetooted ja nii-öelda, võib-olla inimesed alati ei aima, kui palju rasket tööd seal taga on, aga nii-öelda, et just nimelt see tulemus, mis toidulaual on, et see on nagu näha, et kumb siin nagu rohkem tõmbab, kas see nii-öelda tehnoloogia ja piima meieri pool või kogu see loomakasvatus, maalähedus, põllumajandus oma selles nii-öelda kõige ehedamas väljenduses. Ma arvan, et siin on seda kõike, et esialgu oligi niimoodi, et kuidas ma selle juurde jõudsin, et ma mõtlesin, ma lähen õpin noorsootöötajaks ja siis isa ütles mulle, et vaata, seal Õisus on ka siuke vahva kool, et kus saad õppida seda piimatehnoloogiat, on ju. Ja siis ta kuidagi sujuvalt viis mind kokku tolle aja siis Talumeijeride Liiduga. Ja siis me käisimegi ju Rootsis ja Prantsusmaal ja igal pool vaatamas, et kuidas on. Ja siis mul oli küll siuke tunne, et tõesti, et vaata, see peakski olema nagu õige talu, et sa kõigepealt näed, mismoodi su loom sööb, kus ta käib ja siis, et sa teedki sellest mingit toodet, on ju. Ja ütleme, et mina, kuna ma tundsingi, et see Meierei kogu see piima töötlemine ja see tootearendus on mu jaoks nagu nii huvitav. Ja kõik need tooted, mis siin ka täna laua peal on või üleüldse, mis me toodame, need ongi nagu siuke mu enda siuke töö, mis mul on nagu sobinud. Ja selles suhtes, et mulle lihtsalt ongi see täiesti minu eriala. Ja nüüd on muidugi nagu juhtunud veel nii, et ma tegelen lisaks siis selle Talumeijeride Liidu nagu juhtimisega ka, et ja sa peadki nagu hoidma, ütleme niimoodi seda
et kui sa üksi siin talus oled, siis sa maandud ilmselt ära, on ju. Et aga, et kui sa käid ja näed jälle uusi tehnoloogiaid ja asju ja siis see tundub nagu väga huvitav ja sa saadki jälle midagi uut teha ja katsetada. Aga kuna ma ei tea, kas ma olen edev inimene või kuidas seda öelda, et siis viimasel ajal on näinud rõhk nagu rohkem siuksed nagu Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja nõukogu ja ütleme siis muude asjade tegemistele, et aga siis, kui mul vahel ikka jälle kõigest siiber saab, siis ma lähen hea meelega teen juustu jälle, et siis see tõmbab mind nagu tagasi. Kas see näitab siis, et ma ei tea, mulle ometigi tundub kaugelt vaadates, et talutöö, et see on ikkagi nagu selline täit pühendumist nõudav 24/7 on ju päris raske nagu ära tulla, et kas see näitab, et sul on ikkagi natuke nagu igav siin või et miks sa, või see on, ma enda puhul ütlen, et kui sul on see nii-öelda geen olemas, selline nii-öelda sotsiaalse või ühiskondliku töö geen, et siis selle vastu lihtsalt ei saa või mis siit valust nii-öelda välja tõmbab siis Talumeede Liitu ja üldse panustama tegelikult laiemalt siis ühiskonna ellu? Ma arvan, et mul on see sama sotsiaalne geen või ja vaata, võib-olla ongi nagu see ka, et kui sa oled siin selles väikses kogukonnas ja sa saad midagi nii palju ära teha, siis sa kohtud jälle uute inimestega ja kuna nagu on näha, et ma väga vait ei püsi, et siis võtad jälle sõna ja siis jälle keegi kutsub ja siis ma ei oska ei öelda. Võib-olla minu kõige suurem viga ongi see, ma ei oska ei öelda. Vaata, ma olengi nõus kõigega kaasa minema. Et aga ja kindlasti nagu see, et miks mul on aega seda teha, et tegelikult talus, kui sa juhiks seda siin, teeks seda üksi, siis sul tõesti ei olegi aega, sa võidki olla ennast siin tööga ära tappa. Aga üldjuhul on ju nagu see, et kui meil on nagu tugev tiim või tugev perekond, siis sa saadki nagu seda koormust jaotada. Ja ega selles suhtes, et ma arvan, et ega mu unistus ei ole ka päris nagu päevast päeva ainult juustu teha, vaid pigem ongi seda piirkonda siin, seda maaelu nagu arendada. Ma küsiks ka siit kohe, Mirjam, et sa ütlesid, et sul on 6 õde-venda, et kes kõik on siia samma tallu jäänud. Et kas teil on nagu kõik siin talupidamises, on teil oma siis töö ja koht või olete te siin siis lähiümbruses leidnud mingisuguseid teisi tegevusalasid, millega siis panustada? Või et kuidas see nagu pereettevõtlusena siin siis seda ettevõtet siis siin niimoodi majandada on, et ma tean, et alati nagu ka enda näitel võib-olla, et see pereettevõtlusmudel just ei ole võib-olla kõige lihtsam, et need siis suhted võivad väga kiiresti minna siis sassi, kõikidel on oma nägemused või on teil siis tugev ema või keegi, kes ütleb, et nüüd teeme nii ja et kes teil siis siin seda üldse seda siis niimoodi juhib? Seda seltskonda. Tegelikult ongi nii, et meil on kokku 6 last, emal isal siis 6 last. Isa küll on nagu lahkunud, aga ema on siis, me naerame, et ema on see boss ja allkirjaõiguslik, aga eks ta siis nagu meid nagu mingil määral ikkagi ju koos hoiab. Aga ma arvan, et meid ongi nagu see, et jah, meid on täna siis siin külas elamas 5, et üks vend sai meil 2 aastat tagasi õnnetuses hukka, aga selles suhtes ka tema pere ja tema elu oli nagu siin. Ja võib-olla nagu ongi see, et me oleme nagu võtnud, ühtepidi me oleme kõik seotud taluga, aga samas meil on igal ühel oma asi. Et talu on see nii-öelda meie siuke nagu pesa, eks ju, või et kus me olemegi kõik, kui vaja on, me oleme kõik siin olemas. 2 venda töötavad siin nagu igapäevaselt. Üks vend on siis kõige vanem vend, tema tegeleb põllumajandustehnika müügiga tegelikult igapäevaselt ja lisaks siis puisniitude hooldusega, mis on nagu jälle ka taluga seotud, eks ju. Siis teine vend, kes talus siis töötab iga päev, tema lisaks teeb ka lihaveise kasvatust ja võtab sõna vahele rääkida. et ja siis ta lisaks kasvatab seda mahekartulit. 3. vend oligi siis Mikk, kes siia suutis rajada, vabal ajal oli vallavanem, aga muidu siin ka ju toimetas taluga nii, kuidas jõudis. Kõik see uue lauda planeerimine oli suuresti ka tema töö koos teiste vendadega. Ja siis on tal siin, meil on küla vahel veel üks majutusasutus, Oidremaa saun, et mis on siis ka nagu, mida me hoiame nagu edasi ja toimetame edasi. Ja siis olengi vanuselt mina, et lisaks sellele talu poolega, et talul ma ütleks, et ma kõige rohkem talus teen täna seda, et ma tegelen selle raamatupidamisega. Samuti, kui on midagi ikkagi vaja, ma olen ju kogu aeg olemas, aga samamoodi ma olen siis nii-öelda endale kõrvale ju rajanud täna
130 pealise lambakarja, lisaks 100 munakana ja siis pisike meierei, mis töötleb siis selle talu piimast kuskil 10% ümber. Ja siis ongi vend Kaarel, kes siis ilmselt saab kogu selle talu poole siin nii öelda üle võtta või nagu, kes siis tanki pannakse meist. ja siis on Karmen, et võib-olla Karmeni puhul tema on alles noor tüdruk, 20-aastane, et tema õpib koolis ja et võib-olla tema on nüüd see siis, kes lendab natukeseks ajaks siit võib-olla korraks kaugemale poliitika teemadesse, aga küll ta jälle tagasi tuleb, et ta vähemalt ikka teab, milline lehm välja näeb. Üles kasvanud koos lehmaga. Aga kas selline talu siis toidab ära, ütleme nii suure, mõtleks kogukonna või perekonna või nagu klastri mulle lausa tunduks, et igal ühel on küll siin oma roll ja eks teil on ju kindlasti ka mingisugused nii-öelda oma asjadega, et kuidas see majanduslikult kõik välja veab? No majanduslikult peab vedama, muidu ei saaks seda teha, eks ju, et aga väga palju siis nagu sellist tööjõudu ja lisaks ei ole vaja palgata või siis? On küll, meil on nagu ikkagi on, et selles suhtes meil on siin laudas ju ka veel 2 meest on nagu põhitöökohaga ja siis on veel üks süke ehitusmees lisaks, keda me siis kasutame nagu oma objektidel või siis rendime nagu teda välja, et selles suhtes talu peabki ära tasuma, muidugi on nagu sükseid raskemaid aegu, on kergemaid aegu, aga ma arvan, et see pigem ongi nagu eluviis, vaata, et me tahamegi siin kõik olla, me tahame siin kõik panustada, tahakski, et siin maal oleks hea elada, on ju. Et ma arvan, et me lihtsalt ei suudakski linnas korteris elada lihtsalt. Kas see küla muidu, see ongi teie küla, eks, ega siin võõraid ju ei ole, et väljaspool perekonda? Ei, meil on siin ikka niimoodi, et siin külas on teisi ka õnneks, muidu olekski ju igav, eks. Et meil on siin, ütleme, 2 suuremat suguvõsa, aga siis on nagu teisi veel, et kokku on umbes 120 inimest, aga 40 on siis Pikkmetsa, et et nagu on ikka teisi ka. Kolmandik siis. Aga kas see on nagu vastab tõele, et see on ainukene küla, kus on 3 suurt, ütleme siis tootmisüksust niivõrd lähedal üksteisele, et ma tean, et siin on Palmifarm, siis on Uue Oidremaa ja siis on teie, et kuidas te kõik siia väiksesse külla ära mahute? Ja eks meil maaga on ju kitsas, eks ju, et ütleme nii, et kui maatükk ostmisele kuskilt peaks tulema, et siis on tunda võib-olla seda konkurentsi, aga muidu on tegelikult niimoodi, et tõesti meil on imearmas väike küla, kus on 3 robotfarmi, et liivad siin just viimase avasid sellel suvel, et aga ma arvan, et pigem ongi nagu see, et me oleme nagu koostööpartnerid, et kui meil on nagu, teeme siin, osutame üksteisele teenust, teeme koostööd. Ma arvan, et nemad ei leppinud sellega praegu, et te olete koostööpartnerid. Et me pigem nagu toimetame ühiselt ja samamoodi on nagu see, et miks ma arvangi, et miks meil nii palju siin on üheskoos, ongi nagu see, et me teeme seda muud elu ka koos, et meil on külaselts, mida me juhime, meil on taastatud siin külamaja, spordiväljak, nüüd tuleb talispordikeskus, et siis saab suusatada ja kelgutada, et ma loodame, et lund ka on. Et selles suhtes ma arvan, sellel talvel loodame, et lund ei ole ja külma ka mitte. No natukene tahaks, siis me tahaks ikkagi avada oma suusakuurorti. Aga nagu selles suhtes, et ma arvan, et see ongi nagu selle Oidremaa fenomen ka, et ei ole ainult meie suguvõsa, kes siia tagasi tuleb, vaid ongi nagu noori on palju, kes siia tagasi tuleb ja kes tahavadki siin nagu midagi ära teha, et siis peavad lehmi kõrvale. Aga kool on kui kaugel või lasteajad ja ütleme selline taristu, mis ka ju eluks on vajalikud. Ja meil on kõige lähemal on siin 7 kilomeetrit on kool ja lasteaed, aga siis Lihula on ju siin samas kõrval 15 kilomeetrit, et bussiühendused on head, nii et saab kõigega hakkama, et ütleme nendel vanematel on kõige rohkem võib-olla raskem, kelle lapsed käivad Pärnusse trenni. Aga Lihula täna ikkagi nagu väga kõvalt arendab oma neid spordikool ja kõik, et sa saad siin maal ka samamoodi teha. Algul jäi vist küsimata, et kui suurel pinnal siis see, ütleme, perekond üldse majandab ja et see kõik niimoodi ja kui palju teil siin lehmi on, et enam-vähem on näha, et siin silmaga hinnates võib-olla 100, aga kui palju tegelikult? Et siin on, meil on 500, ütleks täna 550 hektarit maad, mida me siis majandame pluss 100 hektarit metsa. Lüpsiloomi on kuskil 103 oli vist täna hommiku arvutis vähemalt kirjas ja teist sama palju siis noorloomi, et selle lauda eripära on see, et meil on kõik see kogu tootmisüksus siin samas ühes laudas.
et kui siin vaadata ringi, et siis ongi alates vasikad, noorkari on kõik koos lüpsilehmadega, et see laut ongi siuke väga komplektne. Ma lähen natuke tehniliseks, aga kui palju siis 100 lehma aastas piima kokku annab kilodes või tonnides ja kui palju siis sina oma selles meiereis ära suudad nendeks fantastilisteks juustudeks, jogurtiteks, võideks teha ja kui palju kas müüte ka kuskile välja teistele tootjatele? Ja meil ongi, ütleme niimoodi, et keskmiselt kuus me toodame täna 60 tonni piima ja ütleme, aga see sõltubki muidugi, et kuidas on poegimised ja nii edasi. Et ütleme 50-60 tonni vahele kuus ja mina töötlen ümber siis ütleme keskmiselt 4,5 tonni siis nagu toodeteks, et meil läheb muidugi ka päris suur osa toorpiimane ja ülejäänud me müüme Saaremaale Delifoodi, kes siis teeb ka meie piimast siis häid mahetooteid. Teie lehmad on siis need õnnelikud, kelle piim ikkagi päriselt ka nagu tarbijani jõuab mahetootena nagu märgistatuna ja nii edasi. Ja see on meile olnud ka hästi oluline, et me oleme neid koostööpartnereid ka ikkagi nagu just jälginud seda, et see jõuakski nagu mahedana, et mis mõttega me panustame, eks ju, kui see läheb nagu täiesti tava komputi hulka. Et täna me muidugi saame 2 senti lisaks selle mahepiima eest. Muidugi see on nagu siuke nii ja naa, et võiks ju alati rohkem. Aga ma ütlekski, et selles suhtes, et tänane meil on põhirõhk olnud selle nagu lauda laenu ja investeeringu tasumiseks läinud, et nüüd on järgmine eesmärk saada siis suurem meierei, et veel rohkem inimesed saaks meie mahepiimatooteid nagu, mis me ise siin teeme. Aga Eestis on ju ütleme piimalehmadest kuskil mahedad on vist äkki 2-3% või suhteliselt. 80 000 2000 on mahedaid, jah. Et te kuulute siis ju väga sellisesse erilisse klubisse, et kas ma ei tea, kas on olnud endal teil siin ka mõte, et kas ilmtingimata mahe, kas te olete nii-öelda sündinud mahe lusikas suus ja elu seeski nagu seda ei muuda või mis on siin need nagu mõtted olnud, et minu arust põllumees vaata põhiline on ju see ka, et millest ma ka alustasin, et ükskõik, kas sa oled mahe või tava, et sul peab tegelikult ju nii-öelda lõppkokkuvõttes rehnud tulema nagu plusspoolele, et sa nagu majanduslikult välja vead, et võib-olla seda teemat avad natuke, et kas te olete üldse nagu nii-öelda mõelnud, et... Ja meil on olnud ju kunagi ikkagi need rehkendused ka, et tõesti see kahjuks mahesektor on ju aastatega vähenenud. Ja praegu üleüldist piimatootmis nagu sektorit vaadata, siis see ju väheneb kahjuks ka ikkagi, et lehmade arv ju kogu aeg väheneb. Aga meie see põhiargument, miks me mahedad oleme, ongi see, et kus me täna elame. Et me elame siin soode ja rabade keskel. Meie maad ei ole väga viljakad. Et isegi kui me käiksin, ma ei tea, väetise ja ma ei tea, mürgipritsidega ringi, siis me seda tootlikkust ei suudaks ikkagi nii palju nagu ülespoole viia. Aga ma arvan, et see peamine põhjus, miks me mahedad oleme, ongi nagu see, et kui see üks asi on see maaressurss, aga see ongi nagu põhimõtteline nagu kiiks. Et tegelikult sa oled ikkagi see, mis sa sööd ja meie jaoks on see nagu väga oluline, et meie loomad saaksid täna elada nii, nagu nad elavad, et nad saaksid välja, et nad saaksid päikese kätte, et me ei nagu nii-öelda seda enam, et praegu see rohepööre ja ütleme kogu see temaatika nagu on, et nagu nii-öelda kliimat ja keskkonda ikkagi säästa ja see läbi nagu enda neid tooteid ka tehagi just mahedalt, sest see on nagu teistmoodi mõtteviis ja muidugi fakt on see, et sa ei saa seda ühtegi asja teha nii, et sa pead peale maksma, et siis väga kaua see ei kesta. Et meil on ta nagu olnudki üks asi nagu väga tugev põhimõte ja teistpidi lihtsalt, et reaalsus ongi see, et see maa ei ole nagu väga mõistlik nagu kasutada nagu mitte mahedana ka siin. Mul tekkis kohe mitu küsimust, et mulle üks see, et mis on nagu võib-olla üldse kõige raskem selle mahedana nii-öelda mahelehma pidamisel, et mis see kõige suurem probleem on, et ma saan aru, maa on olemas või ütleme karjamaad on olemas, sellega on kõik hästi, et mis need nagu peamised kitsaskohad on, mis selle võib-olla keeruliseks muudavad? Eks see ongi nagu see, et maheda puhul, et sa üldjuhul see tootmisring peab sul endal olemas olema. Et me oleme täna pidanud ju ikkagi investeerima väga tugevalt oma nii-öelda tehnikasse,
ja siis sa varudki ju, maheda eesmärk ongi see, et sa toodad ju selle sööda nagu suurelt ise. Ja et sul peab olema ikkagi nagu see teadmine, kuidas sa midagi teed. Et ja just, et tagada siis ka loomale see sama, et ta saabki nagu karjamaal jalutada, ta saab täna lüpsile, millal ta tahab, eks ju, et ühtepidi me nagu, noh, et maha ei tähenda seda, et sul on sitt on lae all ja loom ongi õnnelik, ja et sa pead kõike käsitsi tegema, et see ei ole nagu mahe. Mahe on samamoodi, ta saab olla kaasaegne. Et täna ma arvan, et see, et me robotlauda siia tegime, see on nagu väga õige nagu valik, et lehm saabki tulla lüpsile, millal ta tahab. Ta saab karjamaale, millal ta tahab, ja ma ikkagi nagu usungi sellesse, et tõesti, et noh, et sa saadki süüa seda puhast toitu, et sa ei pea seda väetist kuskilt kalli raha eest täna tooma, et sa panedki oma selle sita ja läga põldu ja nii ta kasvab, eks. Kasvatate ise siis, ütleme seal teravilja ja rapsi või rüpsi ja ütleme kogu seda poolt ka, või ostate seda sisse, et mis ju lehma toidulaual veel peaks olema lisaks heinale ja silole? Et täna me tegelikult suures enamuses toodamegi kõik ise, et me kasvatame teravilja ka päris suurtel pindadel, kasvatame ka rüpsi, aga nagu sellel aastal siis meie kandis lihtsalt rüpsiga nagu oli nii-öelda ikaldus, eks ju, et siis me mingeid asju peame ikkagi ju sisse ostma, et samamoodi graanulit me ostame siia sisse, aga see on ka kõik mahe, eks. Aga nagu selles suhtes, et sa saadki ka, sa saad sisse ostetava söödaga majandada, aga lihtsam on see, et kui see on sul endal olemas. Pole Kerlimle muidugi. Jah, ma siin segan vahele, tegelikult ei sega, et see on nii põnev teema, et Roometi küsimused ka sinna maheda juurde jõudsid, et sina, Mirjam, tegelikult oled ju, ma võiks öelda, üks eeskõnelejaid mahesektoril, et see on kindlasti väga suur töö, mida sa teed, et meil ongi nüüd täna ka, üha rohkem me näeme, et meil räägitakse, on siis alustatud diskussiooni sellest, et ka see mahetoit jõuaks siis koolidesse, eks ju, lasteaedadesse. Et sina oled siin olnud ju väga tugev eeskõneleja ja ma saan aru, et ka sinul on olemas täna juba koostööpartnerid, kui ma ei eksi, kes sinu? Ja meil on, et ma ei tea, kellele siin tänu tuleb avaldada sellel teemal, aga see on olnud tõesti üks väga kiiresti arenev osa praegu, et kui me võtamegi nagu kogu selle turu osakaalust, et siis võiks öelda, et täna mahesektori, ütleme, turustamine on nagu natukene keerulisem, aga koolid ja lasteaiad siis selle uue toetusmeetmega on tulnud väga hästi kaasa. Et küll siin muidugi need lipulaevad on ju ikkagi Tartumaa ja Võrumaa. Aga ma näen, et Pärnus on seda ka järjest enam, et ka meil on tulnud siia tõsisteks koostööpartneriteks lasteaiad. Ja me oleme kuidagi, nad käivad iga kevad, nad käisid meil nagu niikuinii külas vaatamas siis lehma ja lammast ja kana ja said ise ka siin jogurteid teha ja nii. Ja nüüd ongi nad nagu täiesti iga nädal nad võtavad piima, keefiri, jogurtit, et siukseid nagu igapäevatooteid ka lasteaedadesse ja lapsed nagu ilmselt armastavad neid, siis muidu nad ju neid ei ostaks, et ilmselt nad vägisi neid ei sunni sisse. Et selles suhtes see on oluline, et me suurendaks seda mahetoidu nii-öelda tarbimist ju just eelkõige ka haridusasutustest, et mulle nagu võib-olla ongi see, et miks just see mahe on ju, et mulle nagu hullult meeldib see, et kui me kunagi alustasimegi, et see sisse söötmine ja see kliendi otsimine on siuke huvitav aeg ja alles hiljutigi sain pika tänukirja sellest, et kuidas üks klient ongi oma tervisega olnud kimpus, vahetas oma piimatooted meie toodete vastu ja see oli küll nagu väga armas kiri, et aitäh, et sa seda teed ja et ta oli küll natuke äärmuslik, et ta enam ei pea oksendama, aga et võib-olla tal on ka midagi muud viga, aga selles suhtes, et see on oluline, et me oleme siin ennegi näinud, et kellel on olnud mingisuguseid allergiaid või siukseid asju, et siis nad on nagu vahetanud mahetoodete vastu ja nad saavad seda süüa. Aga mahe nüüd nendest toodetest, mida sa oma meiereis valmistad, et mis on nagu sinu need peamised turustuskanalid, et kas see ongi nagu siis selline ottvõrgustik, et või on sul mingi oma kliendibaas tekkinud või on väiksed poed,
et kui näiteks praegust meie kuulaja tahaks mahevõid osta, mis on minu arust on üks suurepärasemaid tooteid üldse Eesti turul, sellepärast et ma ennem rääkisin sulle, et ma käin mitte küll Pajumäel, aga Pärnamäel seda ostmas, et kus ta neid saab, et või on ainult siis eksklusiivselt ainult kohalikule pärnakatele see või jõuavad ka need tooted Tallinnasse, Tartusse? Kahjuks ongi meie meierid täna nii väike, et me jõuame täna katta Pärnu ja Haapsalu turgu. Küll on meil ka nagu kaubaring Tallinnasse, aga see on siis nagu eratarbijale ja oleme lahendanud ära ka Levieri kohvikuga väga nagu siuksed nii-öelda transpordiprobleemid, et selles suhtes, et täna ma julgeks öelda, et igapäevaselt seal Tallinnas ikkagi Levieris saab meie grilljuustuga. Et aga jah, et põhisuund on täna tõesti Pärnu ja Haapsalu. Et Pärnus on siis leida taluturus, Selveris, kaubamajaka Rimis, Pärnamäe poes ja Haapsalus on siis samamoodi on Selveris, aga Haapsalus on selline vahva lugu, et meil on kõige suurem valik, ma arvangi, kogu meie toote sortimendist ongi esindatud Haapsalus Läänemaa Otti poes. Et see on üks siis pood, mida me ühiselt tegimegi 13 talutootjaga Läänemaalt. Ma olin küll ainuke Pärnumaa oma, aga nad ütlevad kogu aeg, et ma olen peaaegu sama. Olete ikka Pärnumaal või olete Läänemaal? Ma tegelikult olen ikka Pärnumaal. Piirid siin ju nihkuvad niimoodi, et kas Läänemaa üldse on olemas enam? Ma küsiks nalja, milleks on olemas. Läänemaa on täiesti olemas, küll Pärnumaa me siin ampsame juurde seda kogu aeg. Aga ei, et meie asume jah küll Pärnumaal, aga mulle nagu, ma ei tea, kas et ütleme, et juhuse tahtel ei ole Läänemaal ju rohkem siukest piimalehma töötlejad, või lehmapiimatöötlejad, et kes siis pakuks samaväärset kaupa või tegelikult seal ei olegi, lihtsalt seal on ainult Kitsepiima Meieri, kes on ka Oti poes esindatud. Et selles suhtes me oleme nagu kogu aeg olnud seal üks siuke osa ja kunagi me olime ju vana Läänemaa. Nii et selles suhtes me sobitume sinna hästi ja Haapsalus siis jah, tõesti selles Oti poes on tõesti kõike nagu meie tooteid ikkagi, ma arvaks, et stabiilselt saada. Ma proovisin just teie juustu ja nagu mõneti nagu ongi hea, et ma olen sellises eksklusiivses olukorras, et üks väheseid inimesi Eestis, kes seda nagu fantastilist asja on saanud, aga ma küsiksid edasi, et sa ütlesid, et umbes 10% siis sellest talupiimast suudad oma selle meierei kaudu väärindada, et kas on mõtteid, et seda kuidagi suurendada, et siis seda ka levi parandada, et ka nagu peale minu ja Kerli ja veel mõned inimesed saaksid ja mõned lasteaialapsed seal Pärnumaal saaksid seda juustu ja kõiki neid häid piimatooteid. Ma laiendaks Roometi küsimus sellega, et me oleme ka rääkinud üldse sektori arengust, et sektor võiks areneda siis vastavalt nõudlusele, et kas sa näed, et tegelikult see nõudlus nagu sinu toodete järgi kasvab, et sa julged investeerida sellesse, et sa laiendada oma seda meiereid või? Ja meil on olnud see viimase, ma arvan, üks 4 aasta teema pidev, et meil täna nõudlus ületab pakkumist, aga lihtsalt oligi see too, et nagu ei olnud kohe võimekust sinna meiereisse nii palju panustada, et sai nii-öelda tootesortimendi suhteliselt paika. Täna me töötame tõesti väga, väga väikestes oludes, aga jah, meil on kindlasti eesmärgid suuremad meieri osas, et seda enam, et täna see nõudlus me näeme, et järjest kasvab just nagu siis lasteaedade ja koolide osas ja nende auks nagu ongi see, et sa ei vii 3 pudelit keefirit korraga, vaid sa võid ikka nagu rohkem korraga. et täna ma arvan küll, et me julgeks unistada, et aasta pärast oleks ikkagi nagu suurem meierei. Aga siis isegi praegu ütleme, kus me oleme ilmselt majanduskriisi eelõhtul võib-olla juba sellesse sisenenud, et kas sa tunned ka, et kuidagi on see avaldunud nagu mõju juba kas või jaekauplustes, kus sa müüd, et kas see kogus on kuidagi muutunud või võiks loota, et nii head asja, et kui inimene on korra selle maitse suhu saanud, et siis ta siiski hambard risti, kas või sööb vähem, aga jääb selle hea toidu juurde. Ma olen näinud seda, et kahjuks tõesti jaekaubanduses nagu sõltub muidugi poest, et mõningal määral on see langus nagu olnud, samas täna tõesti lasteaiad, koolid seda jälle päästavad ja nagu selles suhtes, et aga see ei ole võtnud nagu mu seda mõtet ära, et ma pean nagu sinna investeerima seda enam, sest et täna võib-olla ongi nagu see, et tarbija on ka teinud seda, et okei, et ta ei lähe poest seda võtma, aga ta otsib mu ise üles.
ja kuna meil on nagu ka eratarbimisringid või nii-öelda nagu Pärnus ja Haapsalus mõlemal pool, et siis nad nagu järjest rohkem leiavad meid jälle üles. Et kunagi me ju nii alustasimegi samas, eks ju, et ainult ottidel ja laatadel ja nii, et täna me lihtsalt ei jõuagi ei otti ega laata, sest lihtsalt kogu aur läheb selle jaekettide ja lasteaedadega ära. Aga mis see saladus on, et kui me näeme, et toiduhinnad on siin kasvanud lühikese ajaga 20-30%, võib-olla rohkemgi, et kuidas lasteaiad siis suudavad seda ikkagi ma arvan natuke kallimat toodet endale lubada, et mis siin see saladus on? Ma ei tea, ma arvan, et imelised kokad selles suhtes, et tõesti minu suurim hirm oli ka, et me tulime 1. veebruar siis sellel aastal selle 20%-lise hinnatõusuga ja siis ma mõtlesin küll, et ei tea, vaatame ära, et tegime arvutused ära, alla selle välja ei tule, et mis siis on, et siis paned kinni, aga ei, nad suudavad majandada, ilmselt päästabki see laste arv neid, eks ju, et nende toidud on nagu läbimõeldud järjest rohkem, sa näedki, et nad tulevad ju selle mahetoodete tarbimisega nagu kaasa, et nad otsivadki ja samamoodi üks vend müüb täna oma kartuli põhimõtteliselt samamoodi lasteaedadele, ja täna see lisarahastus ilmselt päästab, et ma küll kõige suurem hirm ongi see, et üks päev jääb see 1 euro nagu baasilt väheks. Ilmselt see juba täna jääbki väheks. Aga praegu sa ütled ka, et see, ütleme siin maaeluministri vist eestvedamisel on olnud see mahetoetus siis just koolilastele ja lasteaialastele, et see on ka kuidagi aidanud või pigem, ma ei tea, kõrvalt vaadates ma vaatasin, just oli siis vist äkki 10 senti lapse kohta, et tundub suht tagasihoidlik see toetusega. See on 15 senti koolilapse kohta, 25 senti lasteaialapse kohta. Ja siin on tõesti suur aitäh nagu Urmas Kruusele, kes on võtnud selle minu arust oma südameprojektiks. Et tõesti, see on väga palju kaasa aidanud ja ma arvan, et see on nagu väga palju aidanud ka, kui ma võtangi üldse kogu mahesektorit, et ma teen väga suurt koostööd ka mahepõllumajanduse koostöökogu ja Eesti mahepõllumajanduse sihtasutusega. Et siis järjest rohkem näed ikkagi, et see annabki nagu nendele, kes täna võib-olla mõtlesid, et ei tea, kuidas edasi, nagu tuge juurde, et nendel on kuhu turustada. Et lasteaial ei ole lugu, et kui see porgand natukene võib-olla kõver on ju. Ja see lisarahastus kindlasti aitab seda nagu, see ongi, ma arvan, see põhiline koht, see oligi see võtmeküsimus. Aga kas sa tead seda ka, et mis on need tootegrupid või ütleme siis mahetooted, millest nagu kõige rohkem Eestis puudu on, et ütleme selleks, et lasteaed on ju saaks täiuslikku mahemenüü teha, on vaja juurikatest liha, piimatooted, teravili, et kus sa täna need kitsaskohad on selles mahesektoris? No kõige kitsam koht on köögivili, eks ju, sellepärast, et maheköögivilja pinnad on nii väikesed, seal on käsitööd nii meeletult palju ja siin ise arutasime vendadega, et nagu vaba maad natuke on, et äkki paneks 20 hektarit porgandit, aga vaata, see tööhulk on selle peale ikka väga, väga võimas ja sa lihtsalt ei saagi, sul peab seda pinda olema piisavalt, et ma ütlengi, et lätlased on ju teinud selle ära, et täna minu jaoks kõige suurem hirm ongi nagu see, et täna tarbimine juba tuleb taha, et nende lasteaedade koolidega loodame, et riik ei jäta seda nagu ka unarusse ja see rahastus pigem kasvab. Et aga ongi see, et Eestist pole võtta, siis me toome seda mujalt, et kas me seda tahame, tegelikult ei taha, eks ju. Et me tahaks ikkagi, et see kohalik tootja ka ju ikkagi elaks ja oleks rohkem motiveeritud seda mahedat nagu tootma. Et ma küll loodan, et need uued toetusmeetmed siis köögiviljale vähemalt natukenegi päästavad seda. Aga fakt on see, et ega me kogu Eesti turgu täita ei suuda. Nüüd Kirli, vabandust, et ma olen selle podcasti nüüd okupeerinud. Aga lihtsalt see on nagu nii põnev teema, ja ma olen sellele ise nii palju ka mõelnud, et mul jäi kõrvu, et te kasvatate siin ka mahekartulit. Et ja nüüd sa mainisid ka seda porgandit, ma ei tea, kas see maa siin on ju selline sobiv ja ma ei tea, porgandid vist kasvatatakse ju seal kergemal liivasel maal äkki. Ja meil on sellega probleem. Et kas ta siia sobiks, aga et nagu sa enne ka ütlesid, et mahe ei pea kindlasti tähendama seda, et ainult kõblas käes ja nii-öelda kõik on hästi käsitöönduslik ja palju tööjõudu nõuda, mis on selgelt probleem, et jah, mis siis ütleme, kui oletame, et maa nagu sobiks, et mis siis nagu takistab, kui on teada, et maheköögivilja on puudu, et investeeridagi sellesse tehnoloogiasse ja hakata seda päriselt tegema. Ja minu jaoks nagu selles suhtes, et mulle tundubki, et see kõige suurem probleem ongi nagu see, et ta on ju suhteliselt
käsitööd nõudeb, et muidugi järjest rohkem vaadata siin Läti näiteid ja ümberkaudseid naabreid, et siis nad suudavad seda teha, et tulebki ilmselt investeerida siis nii-öelda nendesse väiksematesse seadmetesse, mis võimaldavad siis veel rohkem seda köögivilja kasvatada. Ja kindlasti ma saan aru ka Võrumaa näitel, meil oli just siin eelmine nädal vist see arutelu, et ongi nagu see, et kui sa isegi suudad seda väiksel pinnal teha, siis sa pead seda kuskil hoidma, eks ju. Aga et toetusmeetmetega on võimalik teha neid hoidlaid, et sa saakski seda aasta läbi pakkuda, mitte see ei olegi nii, et ma nüüd suutsin 50 kilo porgandit ära kasvatada, võtke nüüd kõik korraga ja vaadake siis, ma ei tea, kust te saate, eks ju. Et selles suhtes see nõuab kindlasti investeeringuid. Ja mina ka selles mõttes selle köögivilja teemal lihtsalt sekkun, et ma olen Kalle Hamburgiga kartulikasvatajaga rääkinud, et kui me räägime köögivilja kasvatusest, siis see võib-olla eeldab natuke väiksemat maaressurssi, mis võiks olla sobilik just noortalunikele, kes on hädas just sellise maaressursiga leidmisega. Aga tema ütlebki, et siin on ainukene probleem on selles, et seal on niivõrd suur see algne investeering, mida sa pead tegema just tehnika ja täpselt nende hoidlate ja kõikide muude, et sa suudaksid hakata siis tegelema köögivilja kasvatusega. Et siin on kindlasti neid mõttekohtasid on väga palju, et täna meil on noortaluniku toetus, eks ju, 60 000, et kas see on piisav, ma ei tea, ma ei oska selles mõttes hinnata, et kas see on selle algseks investeeringuks piisav, aga ma arvan, et köögivili võiks olla selline teema, mida võiks rohkem võib-olla Eestis just hakata sellega tegelema. Ja ma arvan seda sama, et see köögiviljasektor, ilmselt ka see uus toetusmeede, eks ju, mis me nüüd on vist 800 kuni 1100, eks ju, tulemas, et see natukene motiveerib, aga kindlasti tõesti, et kui on nagu olemas selline investeerimistoetus nagu eraldi, siis see päästaks seda sektorit, sest me kõik teame, et investeerimine on kallis, et sa peadki nullist alustama ja tihtipeale noortel sul ei olegi seda kogemust, on ju, ja köögiviljasektori tahtmata sõltub siin igasugusest ilmast, kahjuritest ja ma ei tea, mis asjadest, ja kui sa tuled noorena, võib-olla sa nagu kohe ei oskagi kõike, et mina ka kunagi sain oma noortaluniku toetuse lammaste ja nii mahelamba kui kana, ma ei saa, lehmad võtavad lihtsalt sõna kogu aeg, et vist kogu aeg oletan, et mahe munakana kasvatuse peale. Mina, kes ma olin põllumajanduses tegelikult ju ikkagi nagu, ma olin ikkagi nagu neid loomi näinud ja teadnud, kuidas on ja ülikoolis ka õppinud seda loomakasvatust, siis ega see on raske, sest see, kui sa päriselt nagu saadki suudad selle projektiga ära kirjutada, on ja me teame kõik veel väga häid projektikirjutajaid ju lisaks, kes oskavad nõustada, kui sa päriselt pead seda tegema ja kõik investeerimagi, et see ressurss nagu sul ongi neid nõudmise nagu ühtepidi on palju, teistpidi see on õige, sest igal ühele ka seda raha anda ei saa, on ju. Aga teistpidi see ongi, et see võib olla nii libe tee, et ma naersin ka, et ma esimeses projektis kirjutasin, et mu kanad munevad 5 aastat järjest ühe palju, et ei ole võimalik, on ju. Aga minu arust, ma segan korra vahele, kuna ma just olen lõpetanud noortalunike taotluste hindamise, siis kõige suurem teema ja mida ma siin edasi küsiksin, ongi see, et kas sina nagu julgeksid ja kujutaksid ette, et sa hakkad nullist ja ma vaatan näiteks, mul oli seal 33 taotlust nagu laual, nendest enamusel 90% oli 0 hektarit tegelikult, kes olid siis kuidagi nagu 1 või 2 hektarit nagu kuskilt mingi rendilepingu sõlminud nagu selle toetuse taotlemise eesmärgil, et mulle tundub, et siin natuke me tegeleme mingi enesepettusega, et kas me nagu ühest küljest ma mõtlen, et noori peab muidugi sektorisse meelitama, aga kas me neid nagu natuke sohu ei meelita, sellist luues nagu ütleme illusiooni, et vahet pole, kas sul on teadmised, vahet pole, kas sul on nagu seda ressurssi, et läks pikale see küsimusega, mõte on selles, et sina oled vaata siin oma talust üles kasvanud, võtad nagu mingil määral ka seda toetavat struktuuri üle, on ju, mis siin on, et kas see nagu nullist ka kujutaksid ette, et võtad, sul on vaja 10 lehma, ma arvutasin peast on ju oma meierei jaoks, et hakkadki nagu nullist tegema ja tootma. No vaata, see lambakasvatus oli küll täiesti nagu pea ees vette hüppamine, sest jah, meil kunagi olid lambad, aga ma olin nii väike, et ma ei teadnud mitte midagi sellest. Et selles suhtes, sellega mina sain küll oma vitsad kätte. Ja õnneks ma leidsin nagu ka, et kuna meil nagu maad, jah, me oleks saanud siin ka võib-olla taluga nagu nii-öelda läbi rääkida,
aga samamoodi see maaressurss on ju, et sul ei ole ju seda raha, et minna kohe osta. Seda enam, et täna meil on kõrval suurtootjad, kes suudavad just nagu nii 2 korda üle maksta sind on ju. Aga noh, et ja maaressurss on meil kõigil piiratud. Aga ma ütlen, et mina tegin selle täielt läbi. Ma hakkasingi oma lammastega nullis. Ma ei teadnud isegi sellest lambatõust väga. Eks ju, et aga nüüd 7 aastat on siis möödas. Ma olen täna suutnud rendilepingute ja esimese maaostu nüüd tegin just on ju, et ära teha ja selle kogemuse kätte saanud. Jah, see tollel ajal oli see toetus 40 000, eks ju. Et see oli nagu väga heaks hüppeks. Aga just täpselt see, et kui sul ei ole nagu seda maad ja kui sul ei ole seda ühtegi tuttavat, kellega need rendilepingud teha, no siis see ongi keeruline on ju. Ja seda enam, et kui sul on vaja nagu, sa pead ju millegiga söötma. Õnneks ma saan vendadele öelda, et kuule tule vitsid sööda ära, et ma ei pidanud traktorit ostma on ju. Et selles suhtes see kindlasti ühtepidi võiks olla suurem, aga teistpidi, ega sa ei, noh, mõnele talunikule sa võid anda 200 000 ka korraga ja siis see raha läheb ikka kuskile ummikusse. Et ma arvan, et ta kindlasti on nagu väljakutseid omav, aga sa vähemalt saad alustada. Ja 60 000 nagu selles suhtes hästi läbimõeldult, no sa saad alustada. Ma olin just see nädal olime ühe siis programmi lõpuseminaril, kus oli ka siis noorte siis põllumajandustootjate arengu teema oli ja Priia peadirektor ütles, et see sama põllumajandusega alustava noore ettevõtja toetus on üks kõige suurema läbikukkumisprotsendiga, see oli üle 40%, kes on seda toetust taotlenud, ei ole nagu siis jätkanud siis sektoris, et mingil ajahetkel on siis sealt sektorist väljunud, et minu arust on tegelikult see päris hirmutavalt suur protsent, et me jagame nagu siis raha eeldusel, et nad hakkaksid tegelema siis põllumajandustootmisega, aga tegelikult nad ei saa sellega hakkama. Ja ta ütles, et kõige suurem põhjus ongi see, et nad ei saavuta seda siis käibenumbrit, mida nad on siis oma äriplaanides prognoosinud. Et täna küll mingitel siis programmiperioodidel vist oli see nõue, et sa pidid siis mingisuguse käibenumbrini jõudma, et täna seda vist ei ole, aga minu teada ei ole. Mina vähemalt ei pidanud mingit käivet seal. Minu teada ikkagi käibenumber ikkagi on. Siis on võib-olla mingi välja arvatud mingid sektorid, lihaveise kasutuses seda ei saagi nagu eeldada, sest see on niivõrd ekstensiivne ja pika investeeringuga sektor. Aga ma mõtlengi, et kas sinul tegelikult on, kindlasti on aidanud just see, et sul on ju siin see pereettevõte ja see suur nagu põllumajandustootmine kõrval, et mis on hoidnud sind selles siis sektoris nagu ka kinni, et võib-olla kui sa nagu mõtled, et täiesti nullist lambakasvatusega, ma tean ise, mul on 20 lammast, see on veel suurem peavalu, kui on lihaveise kasvatus. Et kas sa oleksid nagu siis üldse jätkanud lambakasvatusega? Ja ma võin julgelt öelda seda, ma just alles hiljuti mõtlesin selle peale, et lammastega on ju ka päris palju tööd. Ja kui seda talu siin taustaks ei oleks või kui me ei teeks seda koostööd ja kuna me asume ju siin poollooduslike koosluste alal, kus on ju põhimõtteliselt kõik ainult toetuspõhine on ju, et siis see nagu ilma ei olekski võimalik on ju, sest sa ei suuda nagu nende lammastega, eriti veel nagu meil on Gotlandi tõugulambad, et sa ei suuda nendega nii palju siin Eestis teenida, et sa suudaks osta endale traktorid või kõik, et selles suhtes piimakarja kõrval on see võimalik. Jah, see on päris huvitav teema, et kuidas nagu üldse nagu ka koondada jõud selleks, et me päriselt oleks siis piisav see järelkasv sektoris olemas. Ja ma ise nagu näen, et ikkagi need edulood tulevad pigem sinutaoliste inimeste või ütleme, et ikkagi põllumeeste perekonnas üles kasvanud inimeste näol, et me oleme vist ikkagi jõudnud oma põllumajandusega juba sellesse ajajärku, kus tegelikult maaressurss on suhteliselt ära jaotatud ja piiratud ja seda kuskilt juurde ei tule ja tegelikult päris raske on ikkagi nii-öelda nullist alustada, sest tegemist on ju väga kapitali mahuka ettevõtmisega ja väga pikad on need investeeringud, et eks kindlasti on siin lahendusi, mingid soodsad laenud ja nii edasi, et kui kompleksselt sellele kõigele läheneda, aga jah, ainult see starditoetus üksinda muidugi. Ta ilmselt jääb natukene nagu väheks, kui sul ei ole just läbimõeldud väga head plaani, eks ju, et muidugi see 40% tundub tõesti nagu väga hirmuäratav, et tean ka ise paari, kellel on olnud raskusegi selle tõendamisega pärast, et võib-olla seal on nagu Priia ilmselt võiks teha nagu ka rohkem koostööd veel, ütleme, esindusorganisatsioonidega, et mismoodi siis neid õiglaselt hinnata või
või kuidas see peaks nagu käima, et ja teistpidi et nagu seda enam, et me ju teame, et põllumajandus, kui üleüldse sõltubki väga palju ilmastikust, ma ei tea, turupoliitikast, et seesama käibenumbri nõue, eks ju, et aga kui mul ongi mingisugune, ma ei tea, haiguspuhang või eks ju põud, et millega ma seda müüginumbrit teen, et mul endal oli üks näide, kuidas tõendasin oma seda müügikäibe täituvust ja siis nad ütlesid mulle, et lambanahk ei ole põllumajandustoodang, on ju. Siis ütlesin, tõtt on ju, et kas ma edaspidi tõuloomad müün siis nagu ilma nahata või. Et selles suhtes, et ühel hetkel ta kaotab nagu ära, et võib-olla seal on ka selliseid kohti, mida ka nii-öelda PRIA või siis riik peaks nagu üle vaatama. Aga minu jaoks on see sama küsimus, et mida me oleme väga palju viimasel ajal siin isegi arutanud, et kuidas need noored nagu tuuagi tagasi põllumajandusesse, see töö on raske, on ju. Et see ongi see, et loomale sa ei ütle, et kuule, sorry, ma olen nüüd nädal aega ära, et vaata, kuidas saad, on ju. Täna IT-sektor Eestis on niivõrd kõva arenguga, seal on suuremad rahad mängus, et me keegi ei suuda oma töötajatele nii palju palka arvan maksta, kui IT-sektor täna suudab. Et see peab olema esiteks ilmselt tõesti, et sul peab olema seda kutsumus ja tahet seda teha. Ja õnneks kõik ei ole IT-s osavad, et mõni tuleb põllumajandusse ka. Et aga ma arvan ka, et see noorte pealekasv on täna meile ikkagi väga suur küsimus. Ja ma täna ei tea ühtegi inimest, kes ütleks, et ma võtaks endale lüpsilehmad. Tõesti ei tea. No mina ka vist ei tea. Ma mõtlen ka, et kes on nagu nullist alustanud, et selliseid päris edukaid lugusid mul tuleb meelde ka ikkagi nagu mõned üksikud ja seal ka ikkagi see areng tegelikult ju põhineb sellistel ikkagi teadmistel, mida on ka kuskil siis ka välismaal mõnes talus ettevõttes omandatud ehk et see know-how ja kogu see nii-öelda võib-olla kõige hullem ongi tegelikult see hurraa optimism, et et mis see veise või lamba või lehmapidamine siis nii väga ära ei ole või ma ei tea, mina hobi tomatikasvatajana pean ütlema, et mul peaaegu iga aasta saak ikaldub, sest ma ei suuda tegelikult toime tulla nende sul pole ilmselt aega neid kaste. Mingite haiguste ja kastmiste ja kõigega, mis sinna ju juurde käib. Ja ma arvan ka ja mul on vahel nagu vaata, lehma puhul õnneks seda ei näe väga, et väga tihti ei helistata kevadel, et kuule, ma tahaks ühte lehma võtta. Aga lamba puhul küll, sest see tundubki inimestele nii lihtne. Et mis see on, võtan ühe lamba ja las ta sööb seal mul kraavi perve peal, mõtlen, ma ei pea muru niitma. Et me väga nagu ei müü ka sellistele, et ma ikka olen üritanud nendele selgeks teha, et te päriselt saate aru, mis see tähendab, eks ju. Aga siin üks suutis mu ümber veenda, ta ostis 3 lammast endale peaaegu et laagrisse. Ja linnas oli päris palju kära, sest see aed ei pidanud nagu vastu ja üks naaber sai tal endal garaaži lambad. Et oli kõik iluaia ära söönud ka. Et selles suhtes nii on. Teisalt võib-olla, kui mõtleme seda, et me tegelikult ju sellist väiketootmist ja nii-öelda maaelu seisukohalt on ju see väga oluline, et nii-öelda igas suitsus oleks, nii-öelda tuleks päriselt korstnast suitsu ja inimesed oleksid olemas, et kõrvaltegevusena ja kõrval sissetulekuna tegelikult see kui põllumajandustootmine on ju iseenesest oleks okei, aga võib-olla küsimus siit on see, et mis on need töökohad, mis siin maal toetaksid seda, et sa ütleme, põhisissetuleku saad võib-olla kuskilt mujalt ja lisaks teed siis talupidamist, et kas või teie ma arvan, et see ei peaks olema nii, et sa teed nagu seda mujalt. Vaid ma mõtlengi seda, et kui sa talu pead, siis sa peadki pidama seda talu ikkagi niimoodi, et ma saangi siit oma sisse oletame, et sul on 30 lammast ja kui me kõik oskame arvutada, et see nagu ikkagi täis tulu ju ei too. Ja ilmselgelt 30 lambaga sa ennast ära elatada ei suuda, kui sa just tõesti ühtegi asja ei taha endale osta. Et võib-olla nii on see võimalik, aga maal ma näen, et järjest enam ongi siuksed, kes suudavadki oma tööd teha, eks ju, täna internetiühendus, kui sul on hea, sa saadki ju maal töötada tegelikult, sa saadki oma väikse aialapi teha, mõne kana, mõne lamba võtta ja ongi elu hästi, eks ju. Ja siis sul peabki olema nagu aega. Et meil on siin õpetajaid, eks ju, küla vahel, kui ma niimoodi ringi vaatan, et kõik ei tööta ju põllumajanduses, et kes on siin õpetaja, kes on tegelevadki läbi arvuti, siis ma ei tea, andmesisestuste või muude asjadega. Mõni on siis, eks ju, meiereis tööl ja mõni on laudas tööl ja samamoodi mina täna ise ju ka
oma palka nagu ka 100 lambaga ei teeni, et ja ka mitte 50 munakanaga on ju, et või vabandust, neid on mul 100 juba. Et ka 100 munakanaga sa ei teeni endale niisugust palka, et sa suudaks nagu normaalselt 3 last koolitada ja mida teha, iganes teha. 10 last ütlesid või? Ei, 3. Ma kuulsin 10 last. Ei, mul on 3 last. et ma olen teinud samamoodi endal raamatupidamise litsentsi, täna teen 10 ettevõttele raamatupidamist, et muidu see ilmselt... Aga võib-olla see ongi tegelikult ka üks lahendus, et ütleme kogu see nõustamine, raamatupidamine, sul tegelikult, ma arvan, et mis on ka siin päris suur ju tühik, ongi see teadmiste teema, et tegelikult sellised inimesi, kes seisaksid mentoritena, nõustajatena. Ongi konsultatsioonid, asjad, eks ju. Kõrval oleks ju igati nagu oluline. Ja ma arvangi, ja näiteks minu mees, kes linnapoisina tuli siia maale, küll ta oli, ma ei tea, proovis ametit rekkamehena ja vangivalvurina ja kõik, mis ta on ära proovinud. Täna ta on juba päris mitu aastat tegeleb potsepp korstnapühkijana, tööjärg on kogu aeg ees, seda saad ka maal teha väga hästi, et selles suhtes peadki ütlemegi, ega maal elada on kallis, aga me ometi oleme rahul. Aga ma tuleks tagasi siia selle küla ja Oidremooniga on ju juurde, et täna minul tõi nagu asfalt Tallinnast siia ja täitsa siia lauda ette. Et mis on tegelikult need kõige võib-olla suuremad kriitilisemad probleemid, mis siin täna siin külas kitsaskohad on, ütleme, ettevõtluse ja elu arendamisel? Kas need üldse on? Võib-olla on kõik väga hästi. Kõige suurem probleem on kiire internet. Et see, et kus see, ma ei tea, lubati küll seda valguskaablit ja mis iganes, eks ju, no seda ei ole. Et see on meie jaoks, ma arvan, kõige suurem, et ise tegin notari tehingut alles hiljuti, paned ruuteri arvuti kõrval, et jumala eest vastu peaks, et see on, ma arvangi, maaelu kõige, et kui me tahamegi, et inimesed maale koliks, siis peab olema hea internet. Ja me ju ei tee riigis mitte ühtegi asja ilma internetita täna. Ei, täna ei tee, jah. No. Aga on lootust või on lubatud või? No ma ei tea, jah, et võib-olla ehk siin mingisugused lahendused on, et täna endal lihtsalt peavadki paketid nii kõvad olema. Ja minu jaoks on nagu, ma ütleks, et kui ma vaatan oma nagu tootmisüksust üleüldse, siis kõige suurem probleem on täna päikse, või et tahaks minna kaasa rohkem roheenergiaga, eks ju. Saaks panna oma lauda katuse puhtalt paneele täis ja suuta toota, eks ju. Aga ei saa, sest meil ei ole nagu liinide võimekust. Mis tundub nagu nonsense, et me ei saa nagu siia panna. Kui me saaks, siis saaks ainult oma tarbeks, eks ju, akudesse, mis on nagu jälle kallim investeerimine. Et selles suhtes on nagu hästi tobe, et kui me räägimegi sellest rohepöördest, et me saaks siin teha, meil on, ütleme, siin vallas on ju neid tuulegeneraatoreid, on veel muid asju, mida nad saavad teha, aga siis, et saaks panna oma tootmisüksuse, võib-olla me suudaks ära katta kogu Oidremaa küla, eks ju, oma paneelidega. Võta meie 3 lauta siin külas, paneks kõik katused täis, on ju, aga me ei saa vooluvõrku müüa. Et kus see siis nagu loogiline on? See rohepöördest räägitakse hästi palju, ütleme, see on nagu tohutu suur poliitiline teema, et nüüd sa tõid selle taastuvenergia näite, mis nagu tundub, et seda ei ole nagu ikkagi kellelegi vaja, et kas sa oskaksid tuua mingi konkreetse näite, et kus sa nagu tunned, et sellele suurele retoorikale ja rohepöörde jutule on ka järgnenud mingisugune päris konkreetne samm, kus sina ettevõtjana tunned, et ma ei tea, siis riik või valitsus või jumal või keegi aitab siin nagu konkreetselt siis rohelisemaks, säästlikumaks muuta. Mahetalus võib-olla seda juttu ajada on natuke imelik, aga... Ja vaata, mahedas ongi sul nagu nii need põhimõtted suhteliselt, ütleme, rohepöörde pooldavad on ju. Aga mis ma arvangi, et võib-olla peaks olema ikkagi vaata seda toetusmeetme poolselt, sa ei suuda seda investeeringut ise nagu siit niimoodi päris teha on ju. Võib-olla on ka lihtsalt see, et me oleme täna investeerinud nii palju lihtsalt muudesse asjadesse, et võib-olla sellepärast on meie see praegu siuke tunne. Aga no, ma ei tea jah, et mulle tundubki see nagu natuke, ma ütlengi kõige rohkem see taastuv energia. Ühtepidi saaks sellega, ma arvan, päris palju Eesti kasvõi energiaressursse, eks ju, aidata, aga teistpidi me ei saa seda teha, sest ainuüksi nagu Eesti Energia käest nagu, et saada võrku müüa, siis sa pead nagu kutsuma nad menetlema ja siis sa maksad ennast nagu lolliks. Et see nagu, see tundubki, et nagu väga veider. Aga elekter iseenesest on stabiilne. Mina olen see Põlvamaalt, meie oleme
jõulude ajal küll ja küll tegelikult mitu päeva istunud ilma elektrita. Küünlavalges on küll väga nii-öelda harras ja pidulik ja täis tähelepanu on perekonnaliikmetel, aga noh, kuidas siin selle elektriga on? Meil üldjuhul on stabiilne, aga ikkagi tuleb ette. Aga ütleme, tootmisüksused me oleme kõik viinud selle peale, et täna, kui tuleks pikem elektrikatkestus, siis meil ilmselt ainsana jääks seisma Meieri. Et kogu see tootmise lauda pool on küll puhtalt generaatorite asjade peal ja loomad saavad ju lüpstud ja söönuks, aga et võib-olla Meieriga nagu tekib, kuigi meil on selle jaoks ka generaatori lahendus olemas, aga ütleme, et see tundub nagu keerulisem tagada. Aga generaatoritesse investeerisite kohe, kui laudad ehitasite või on see tulnud sellesse hiljem? me investeerisime ikka siis, kui 7 päeva oled ilma voolutavata juba ammu, et see on juba ammu tehtud. Et me olemegi kunagi olnud siin tõesti pikemalt vooluta, eks ju. Ja siis me jagasimegi generaatoreid niimoodi ka, tegime koostööd naabritega, laenasime generaatoreid, et saaks kõik lüpstud, eks ju. Et kui kvaliteetset piima toota, siis lehm peab ikka lüpstud olema, et see ei saa nii, et mul täna voolu ei ole, on ju. Et need on meil ikkagi juba elukogemusega enne tehtud. Ma tahtsin veel küsida seda, et eks meil hakkab siin aega juba otsa lõppema, et sa oled ema ja sul on noored lapsed, et kas sa näed ka seda, et tegelikult need lapsed, et teil on siin külas palju lapsi, et teil on enamasti on ju need samad, kes te siin tootjad olete kõik noored tegijad, et kas te näete, et need noored tahavad jääda siia tallu ka sinu oma laste näitel, et kui palju nad täna siuke talutöödega kokku puutuvad ja ennast nagu võib-olla siis näevad tuleviku põllumajandustootjana või pigem mitte? Või mis sa teed selleks, et nad üldse nagu hoida selle siis maakohaga? Mis sa teed? Sundida ei tohi seda mõttes. Sa ütlesid lihtsalt, et sinu vanemad hoidsid kavalusega teid siin kinni või ma ei tea, kas see oligi kavalus või nad oskasid suunata meie kasvatust nii, et me kõik käisime mingil hetkel ju ära. Aga me oleme kõik tagasi tulnud. Ja selles suhtes, kui ma vaatangi üldse nagu meie liidubaasil, talumeieriide liidubaasil, siis ega põlvkondade vahetus on toimunud. Et kõik on osad kuidagi endale need lapsed ikkagi järglasteks kuidagi meelitada. Ja ma oma laste puhul näen seda, et poiss on küll niimoodi, et ma arvan, et see küll, et meil võib-olla pigem ongi see, et kuna emal on kokku 21 lapselast enam, et siis pigem on see, et umbes, et kes saab kaasatud või ei, et seda ressurssi ei ole, et me siia ümber suudaks 10 siukest talu teha, on ju. Aga küla vahel ka, ma arvangi, et ongi see, et kui sa enne Roomet küsisid veel, et mis siin maal ongi vaja, meil ongi vaja, et meil oleks kool, eks ju, et meil oleks need teed head, sest kui sa nagu piimaauto sulle siia ei saa, kui sa ise välja ei saa, kui sa ise ka teatrisse minna ei saa, on ju. Et siis, ütleme siuke kogu see infrastruktuur peab olema sul tagatud ja siis tahavadki elada siin ka nagu, ma arvan, ka meie lapsed. Et ma arvan küll, et mu 3 lapsest võib-olla 2 jäävad küll, võib-olla ka 3, ma ei tea, ma ei ütle neile, et nad peavad. Aga ma arvan, et ei ole ka seda, mida oli vanasti võib-olla rohkem kuulda, et oi, mine ikka linna lihtsama elu peale. Meil vist nii ei ole. Et meil on ikka, et neile meeldivadki siin maal, et sa saadki valida oma vaba päeva ja sa võid Kerli muidugi kristallkuulisi ja ujustuvaagna asemele tõsta ja siis ennustame, et Mirjamil vist on, ma ei tea, päris veel ikkagi suht väiksed lapsed. Jaa, mul on 10, 9 ja 5. Et ma tõesti ei oska seda ennustada. Ma arvan, et 10 pealt võib-olla midagi, aga iial ei tea ju. Aga kui on nii palju lapselapsi, siis suvel vist töökätest puudu ei tule? No ikka vahel, eks ju, tuleb, et selles suhtes. No muidugi need esimesed lapselapsed, need on juba nii suuremad, et need saab siis tööle panna ja nagu suvel, eks meil on päris suur aur ikkagi puisniitude hooldusel ka. Et seal on 10. juuli kuni 1. september on see tähtaeg ja hektarite arv on juba päris suur, et siis me ikkagi rakendame neid sinna ja tuleb ikkagi lisaks ka võtta. Aga ma arvangi, et ega see ei ole vale, et tulebki kaasata maapiirkonnast teisi inimesi ka oma tegemistesse. Üks ei olekski igav maal. Ma just hindangi seda tegelikult, et teil on nii tugev kogukond siin ja teil on selles mõttes selline kogukonna siis potentsiaal näiteks ka, kui me räägime siin kogukondlikust energiatootmisest ja mis need kõik need moodsad väljendid täna on, et tegelikult teil on see kogukond siin olemas, kes tahaks, kellega te olete ka harjunud koostööd tegema ja teil ei ole seda võib-olla, mida me siis eestlaslikult seda
siis kuidas öelda, siis seda kadedust ja naabriviha teil siin ei ole, et seda eks on nagu seda tunda. kadedust vahel ju ikka tuleb ette, aga ma mõtlen, et meie kogukondaga nii palju märgatud, et selle aasta alguses ma sain ise kogukonna eestvedaja stipendiumi, et mis see tähendabki, et see ütleme 10 aastat ma olen siin selle külaseltsiga tegelenud, et see töö ongi nagu vilja kandnud, on ju. See nädal aega tagasi tuli just teade, et me saime ka selle kaunima ja nii-öelda tiitli meie külaplatsile ja kogukonnale, et see ilmselt see ongi see, mis meid nagu siin hoiabki rõõmsatena, et sa teed muud ka, võib-olla siin üksi laudas ainult oma perega mandud ära, et eks no eks ma pean ütlema, et ega siin külas on ka ju selles mõttes sinu näol väga tugev liider, et neid võiks olla meil Eestimaal rohkem, ma usun, et siis meil oleks ka neid selliseid siis kokkuhoidvaid kogukondasid Eestimaa peal veel rohkem. Ma ei tea, Roomet, kas sa tahad veel midagi küsida lõpetuseks? Lõpetuseks küsin seda, et sina oled toidutootja, eks? Et kas sa tunned, et praegu nüüd on siis saabunud see aeg, et toidutootmine on läinud hinda? Toit on nii-öelda läinud ju oluliselt kallimaks. Kas see nii-öelda, kas see on tulnud, et jääda see olukord või on see lihtsalt, ütleme, ajutine selline, et energiakulud on praegu kõrged ja nagu sellega seotud või kuidas sa toidutootjana, et kuidas sa tulevikku nagu astud, et kui nii-öelda kindlalt, et sa tunned just ka majandusliku poole pealt oma tulevikku? Ma arvan, et praegu on ikka väga ebakindel aeg. Selles suhtes, et me keegi väiketootjatena ei suuda tulla 3-kordsete hinnatõusudega välja, eks ju, või 3. kordagi hinda tõsta. Et tegelikult on need ajad on nagu praegu väga keerulised ja rasked. Ja kahjuks rahva palgad ei tule ju järgi, on ju. Õnneks küll on valimised ja ütleme, lastetoetused tulevad järgi mingil määral, aga et inimesel on ju järjest vähem raha, et seda toitu, et sa pead ikkagi valima, mida sa ostad. Et ma küll loodan, et eestlane mõtleb nii-öelda kaine peaga ja ostab ikkagi seda kodumaist, sest see on oluline, et me tegelikult peaksimegi sööma ikkagi piirkonnas, eks ju, toodetud toitu. Ja ma julgengi nagu loota, et vaadateski, ma olen siin sellel aastal käinud nii Rootsis, Inglismaal kui päris veel mitmes kohas ja seal on nagu hästi oluline see kohalik toit. Et see nagu mahe on ka väga oluline, aga just see kohalik ja piirkonna toit, et see tegelikult ongi oluline, sest nii me päästamegi oma põllumajandust, on ju. Et meie Eesti põllumajandusosakaal on küll ikkagi väga väike tegelikult kogu SKP-st, eks ju, aga nagu selles suhtes, et kui me toome selle toidu kõik väljast, siis me ju ei toeta oma põllumajandust ka. Ja ma loodan, et minusuguseid tulla, ma tean tegelikult, et neid ongi Eestis nagu veel mitu, on ju, ka teie 2, eks ju. Mõlemad ikkagi seisati ju Eesti toidu eest, Eesti tootjate eest, et eks rasked ajad tuleb üle elada ja minu isa õpetas, et rasketel aegadel tulebki investeerida, et siis jääd ellu. Ja selles suhtes, et ega nii ongi. Et ikka ise pead selle jõu endas leidma ja jälle uusi lahendusi otsima, et võib-olla tulebki siis muuta mingisugust tootesortimenti, võib-olla need väljakutsed lihtsalt tulebki üles leida. Ja ega kui on siit otsus, siis tuleb ka ära lõpetada, nii on. Nojah, eks see ongi tegelikult tõesti raske dilemma, et inimestel ju, täna Eesti inimestel ju päris palju juba kulub toidule oma sissetulekutest ja teisalt me räägime nendest rohepöörde eesmärkidest ja nii edasi, mis ju justkui tähendaks, et toit ikkagi peaks veel minema kallimaks, aga jah, siis tarbija rahakoti rauad on ikkagi nagu see lõpuks see määrav on ju, mis lõpuks on piiratud. Aga mina igatahes julgen öelda, meil hakkab jutt otsa saama ja mul on kõht ka juba täiesti tühi, et saaks selle juustuvaagna kallale siin asuda igatahes. Nagu öeldud, nii raske on neid sinu asju kätte saada, aga need, kes saavad, siis ma küll julgen soovitada, et taaskord selline, ma ütleks, gurmee elamus, mis siit juustuvaagnalt on vastu vaadanud. Ja ei ole, Eesti on 300 kilomeetrit tegelikult ühest otsast teise, et see ei ole raske, me leiame lahendused, otsige Mätiku Talumeieri üles ja sellega ma olen nõus, et muidugi vanasti kütid ja koolilased, et selleks, et looma kätte saada on võib-olla raskem kui siia. Ja ma arvan ka, et Eestis ei ole see 300 kilomeetrit ka väga keeruline, et ehk jõuame me ka investeerida võib-olla tõesti toidu jaotuskappidesse rohkem saata, mis iganes kullerteenused, et ma arvan, et see tõesti Eesti on meil nii pisike ja armas, et me olemegi kõik üks kohalik tootja.
ja tulebki tarbida rohkem just otsetaludest, eks ju, et seda lühikest tarneahelat, aga mina väga tänan, Mirjam, et sa meid vastu võtsid siin väga mõnusas laudas, et niisugune täiesti omamoodi kogemus ja lehmad olid ka väga sõnakad, mis on hästi tore. Ja Roomet, suur aitäh, et sa tulid ja aitasid, suuresti vedasid seda vestlust. No, olen nüüd. Ma tänan, et ma olin selle võimaluse ka siin juttu puhuda. Et siin ongi selles mõttes kuulajal on ka hea näha, et me ka istume ühe laua taga ja suudame koos midagi teha. Ja ka Mirjam on ju selles mõttes nii meie mõlema siis võrgustiku liige, et meil agroturismi ja Esta-talutoiduga seotud ja teil ju päris juhtorganis. Sisuliselt võtmetegija. Ja võtmetegija. Ma olengi teie ühenduslüli. Ja, aga ega need meie liikmed ja need põllumajandustootjad ju meid ka Roometiga seovad, et olgem ausad. Absoluutselt. Nii et suur aitäh teile, suur aitäh kuulamast